ja oli selline olukord, et Ralf otsustas mulle kirjutada, kuna ta vahetas elukohta ja elukoha vahetusel toimuvad kõiksugu olulised muudatused elus, näiteks ruuteri vahetus, millega pooled eestlased hakkama ei saa ise. Isegi äriinfotehnoloogia lõpetanud tudengid. Aga see selleks. Siin oli vaja ikkagi spetsialisse soovitust, milline kõige kiirem on. Ja kuna ma tol ajal töötasin Telias ja ruuteritest teadsin nii mõndagi, ma otsustasin Ralfi aidata, valisin talle kõige parema ruuteri välja, mille ma ise lansseerisin. Siiamaani kasutan. Ja siis me jäime rääkima, me ei olnud enne seda rääkinud, ma arvan aasta aega, et siis me jäime rääkima, kuna ma teadsin, et Ralf on selline rahutu hing, siis ma otsustasin küsida, et Ralf, et millega siis praegu tegeled? Ja ma tean, et sa tegeled millegagi, sest ma saan isegi juba Messengeri kaudu aru, et Ralfil käed sügelevad ja see ei üllatanud mind üldse, aga selle küsimuse peale ma sain lihtsalt 4 A4 Ralfi äriplaanist ja nüüd me oleme siin, teeme podcasti 7 kuud hiljem siis pärast seda, kui me alustasime AI Eestiga.